senderdus. Ja Piira pääseb löögi Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Head 3. poolaja kuulajad, oleme tagasi teiega ja täna istub siin minu vastas Paide linnameeskonna ja endine Eesti jalgpallikoondise mängija Henrik Ojamaa. Tere, Henrik! Tere, Andres! Aitäh kutsumast! Lähme kohe asjade kallale kuulajale siis teadmiseks, et täna me võtame Henrikuga fookusesse sellise teema, millest võib-olla tänapäeva Eesti spordis ja jalgpallis ei ole ülemäära palju räägitud, ehk et kuidas, mis hetkel ja kõik muu sellega kaasnev sportlane, tippsportlane mõtleb selle peale, mis saab pärast tema karjääri. Henrik on seda teinud ja jagab oma kogemust selles osas, aga et me jõuaksime siis jutu veerema panna, siis Henrik, sa läksid, olid vist 18, kui ma ei eksi, kui läksid Noorem veel. Ma olin just 16 saanud. 16, jah, et läksid Inglismaale, siis tegid väga pika väliskarjääri, tulid Eestisse tagasi, olid umbes täpselt 30, ehk et ütle, mis hetkel ja kuidas sa üldse hakkasid mõtlema sellele, mis sinust saab pärast jalgpallurikarjääri lõppu? Ma arvan, et see täpne hetk, kus ma sellest algselt mõtlema hakkasin, oli juba selline, ma arvan, 20-ndate alguses, ütleme, enda 20-ndate aastate alguses, kui oli, ütleme 5 aastat sellist, ma nagu vaatan enda karjääri, profikarjääri juba sellest Darby akadeemialepingu ajast, sest minu jaoks oligi juba väga professionaalne jalgpalluriks olemine, kuigi see ei olnud veel profitase, vaid noortetase. Et kui ma olin juba 5-6 aastat, ütleme, mänginud enda jaoks profitasemel, siis hakkasin mõtlema, et okei, see on väga äge elu ja loodetavasti siis karjäär on pikk ja tervist jagub ja läheb muidugi hästi, et see karjäär on pikk ja tore. Aga et peale seda on päris korralik elumuutus, väga suur elumuutus nagu mitmes mõttes, et mitte ainult finantsiliselt, vaid ka üleüldiselt, et väga raske on leida midagi, mida siis teha, mis võib-olla pakuks samasugust positiivset ägedat, sükest ärevust, pinget, tunduks, et sinu töö on inimestele läheb korda, on tähtis, aga eks see kõik on väga palju erinevaid asju, millele siis mõelda, et kõigepealt kõige lihtsam minu jaoks oli ettevõtte see finantsiline pool, et kuidas panna ennast olukorda, kus ei pea muretsema, et kus see järgmine palgatšekk tuleb, et kõik muu, et mis on see järgmine minu missioon või minu asi, mida ma tahaks elus edaspidi teha, et mis see on, et sellega on siis aega sellele mõelda siis, kui see finantsiline pool on korras, et ei ole seda pinget peal. Aga 20-ndate keskmaar, ma 25-26, kui ma hakkasin sellega tegema regulaarselt, plaanipäraselt ja väga konkreetse süsteemiga. Ehk siis praeguseks juba umbes 8 aastat olen sellega tegelenud ja see ikka väga palju minu eluga muutud, väga palju mulle andnud juurde, et ma suudan justkui rohkem ka jalgpalli nautida, sest ma tean, et teatud mitte pinge, vaid teatud süke mureallikas on maas, et tuleviku osas on väljavaade hea, et meil perega on kõik selles asjad korras ja siis ma saan neid nüüd viimaseid, ütleme, jalgpalluri aastaid ka teel rinnal nautida. Aga kas see nagu konkreetne ajend, miks sa üldse selle peale mõtlema ja seejärel siis selles suunas tegutsema hakkasid, olid need mingisugused nooremast peast tehtud otsused, lollused, head või halvad otsused või see peab mingi asi peab ju olema, mis konkreetselt sütitab või sa lihtsalt nägid mingite vanemate inimeste või teiste mängijate pealt, et ups, et mis ma siis tegema hakkan, et kust sa said sellise sütiku nii-öelda? See ei olnud, ma ütleks, et see on üks konkreetne, siis oligi paljud asjade kokku langevused, et paljud mängijad, kellega ma olin koos varasemalt mänginud, et nad hakkasid juba lõpetama ja võib-olla siis oligi näha, et millised nende mured on sel hetkel ja millised olukorrad
aga teistpidi ka see, et ikkagi jah, see nii-öelda teadmine, et see karjäär ei ole lõputu. Et ma arvan, et paljud, see on midagi, millest ma arvan ka riietusruumis juba ka nooremad mängijad palju mõtlevad, vahel ka räägivad, aga see tundub alati kuskil nii mägede taga, et sa kuuled, kuidas nad mõtlevad. Sa kuuled, kuidas nad mõtlevad. Ma tean isegi, et mängijad, et nad võib-olla igaüks ei taha sellest rääkida, kui sa kuskil selle jutu otsa lahti teed, siis on näha, et ta on sellele mõelnud, et tal on juba nagu mingid küsimused olemas, mingisugused enda arvamused juba olemas, et see on kindlasti ei ole midagi, mis tuleb kellegile, et nojah, ükskord lõppeb, aga eks siis näis. Või ka hirmud. Et kindlasti see on ka väga suur emotsioon kindlasti selles osas, et ka hirmud. Aga ühelt poolt ka, ma arvan üldse profisport sul peab olema heas mõttes siuke pime usk kohati, et asjad lähevad hästi, et sina oled see üks algus juba see ma ei tea, 100, 1000, kes saab profi jalgpalluriks, siis sa oled jälle kord üks nendest mitmetest, kellel läheb hästi, kellel on pikk karjäär, üks nendest mitmetest, kellel ei ole vigastusi, üks nii-öelda 1000, kellel on selline võimalus üldse oma asjadega nii toimetada ka rahaliselt, siukest väga positiivne ellusuhtumine peab olema, et justkui see uskumus, et küll see läheb hästi, et keegi ei tahagi väga mõelda, et mul peaks olema mingi plaan B, kui sul on plaan A, et ma tahan olla professionaalne jalgpallur. Ühel hetkel sellel teel, kui sa olid juba otsuse teinud ja tegutsema asunud, lõid sa oma investeerimisteemalise kodulehe, mille pealkiri on Dividend Athlete. Lisaks toodad sa ka järjest rohkem sotsiaalmeedia sisu. Miks ma sellele kodulehele viitan? Esiteks muidugi igaüks võib minna vaadata ja tutvuda sellega, aga eelkõige sellepärast, et seal sa ütled tutvustuse esimeses lauses, kui sa nüüd tõlkida maakeelde, päeval olen professionaalne jalgpallur ja öösel finantsblogija. Õhtul ütleme õhtu. Seal on kirjas by night. Ma olen kuulnud, et professionaalses jalgpallis on oluline ka puhkus ja ööuni ja kõik muu, mis sellega kaasneb, et selgita natuke seda, kuidas sa siis oma päeva jagad. See on selline mõttes kujundlik. See on siuke hea nagu kujundlik, jah, et nii-öelda vastandada neid kahte. Aga ma olen, et varem küsitud, et aga see on ju oma ettevõtte ja kõik selline, et see on ju väga mahukas ja kuidas sa mahutad selle oma professionaalse jalgpalluri ja pereelu kõrval, et jah, see võtab oma aja, aga ma arvan, et tavaliselt minu kogemus on profi jalgpallurina see nii-öelda aktiivne treeniperiood, kus sa jaksad kõvasti pingutada on ikka igas päevas, see ei ole 5 tundi, et see on mingi teatud hulk, ütleme paar tundi, kus sa oledki aktiivselt pingut, kõik muu selle ümber, see elustiil on selline passiivsem tegevus, et kuidas sa magad, kuidas sa kodus toitud, kõik muu selline, et aja puudust kui sellist ei ole, et kui keegi läheb, ütleme, on kella 2 kodus juba, ütleme keskmiselt, et siis seal võtan aega küll ja veel, et tegelegi erinevate asjadega. Aga minu tavaline päev on selline, et kui me käin trennis ära, nüüd me trennime enamasti ikkagi väga suures osas Paides, kuna meil on seal väga head tingimused loodud. Et siis, kui me treenime Paides, joon koju tagasi, et siis ongi mul siuksed paar tundi, kus ma tegelen enda asjadega aktiivselt ja siis õhtuse aja ikkagi tahan jätta perega olemiseks, et need 2, et see kodune aeg ei oleks siuke, et on raske tõmmata piiri et kus see kontor algab ja kus see nii-öelda kodu lõpeb. Ehk et sellist asja, mida on ju siin ka mõned päris tipptasemel professionaalsed Eesti jalgpallurid öelnud, et jalgpallur peabki 100% pühenduma oma jalgpalluri elukutsele, et sinul ei võta see nagu siis sealt seda tükki küljest ära see? Ei võta, ja ma arvan see, kui keegi ütleb, et ma keskendun 100% jalgpallurile, siis tõenäoliselt see käib trennis ära, tuleb koju ja muid kohustusi ei ole ja siis vaatad 3 tundi Netflixi ja 2 tundi mängid PlayStationist, mõtled, et sa oled 100% jalgpallur, et see ka nagu see kellegile juurde ei anna, et muidugi on paljud asju, mis sa saad kodus teha, aga see on selline jutt, mis sa räägid kellegile, et märkan kell 4 hommikul üles ja esimese asjana mediteerin ja siis lähen külma vanni ja siis kella 5 tulen juba jõusaalis, et sellist juttu ma nagu väga ei usu või ei arva, et keegi saab olla 24/7 tegeleda asjadega, mis talle jalgpalliplatsil kasulikud on. Sa alustasid tegelikult ju selle, nagu sa ise praegu ka välja tõid, oma selle aktiivsema investeerimistegevusega juba siis või veel siis, kui sa olid välismaal Poolas. Kas Poolas teati sellest, et sa seda teed? Poolas ei teati, see on kohe küll, et
ma ei tahtnud, kui me tegelikult juba sellega tegelesime, ma selle ka nagu sisu tootsin või kirjutasin selle kohta, aga siis ma ei kirjutanud enda nime alt, et eks siis Poola on võib-olla selline jalgpallikultuur, kus on väga tore, et inimeste huvi jalgpalli vastu on väga suur ja nad on väga kirglikud jalgpalli vastu, aga sellel on ka see võib-olla teine pool, et kui parajasti nii hästi ei lähe, siis see suur kirglikkus jalgpalli vastu kajastub võib-olla ka selles, et näiteks välja oma rahulolematust ka väga tugevasti fännide poolt, et võib-olla see oli minu hirm selle hetke, et kui ma kirjutan sellest oma nime alt ja näiteks parajasti meeskonnal ei lähe hästi, siis on siis kui lihtne vabandus, et Henrik, et kuule, lõpeta nagu nende muude asjadega tegelema, et meil on siin rasked mängud ja siuke periood, et ära nagu ära tegele muude asjadega. Aga ma ei ole sellega nõus, et see nii on, nagu ma rääkisin ka, et igal ühel on ikkagi väga palju aega päevas, mida sisustada ka profi jalgpalluritel, et see ei ole 24/7 trenn ja jalgpalliga tegelemine. Aga jah, et pigem seda vältida, üks Poolas ma ongi isegi mul oli väga, ütleme, lai kogemus, ma mängisin meeskonnas, kes võitis liiga kõrgigas, ma mängisin meeskonnas, kes kukkus välja kõrgigast, selles mõttes, et ja mängisin ka Vitsevis, kellega me siis tõusime aasta kõrgemale, aga mis on ka väga suur klubi väga suurte ootustega. Et pigem oli seda tunda, et seal see fännide pahameel võib olla väga suur ja et seda vältida, siis ma ei kirjutanud oma nime alt. Ja siis nii-öelda põrandalt tulid välja, kui Eestisse naasid? Või? No see oli just mõnda aega, kui ma olen juba Eestis mänginud, siis et ma ütlesin, et siin pole sa tundnud Flora või Paide fännidelt, et neid see kõvasti või klubi inimestelt, et see neid meeletult häiriks või? Ei ole ja ma tahaks uskuda seda, et ma arvan, et minu esitustele see ei ole kindlasti halvasti mõjunud, nagu ma ütlesin alguses ka, et tegelikult ma tunnen, et see on mulle teatud määral mõjunud vabastavalt, et mul on justkui üks nii-öelda suur mure kaelast ära, et siis see laseb mul ka see jalgpalli rohkem sellest rõõmu tunda. Ma tsiteerin veel korraks su kodulehte tõlgituna. Investeerin kasvuaktsiatesse, et luua endale ja oma perele passiivne sissetulekuallikas, mis kataks kõik meie kulud pärast minu jalgpallikarjääri lõppu. See on siis dividendi kasvuaktsiad. Okei, nii, no näed. Siin õnneks ei ole meie tänane saade, et me ei lähe majandusterminite detailidesse, olgu see kohe kuulajal ära öeldud, ei ole see, aga väga head sa täpsustada. Kas see tähendab seda, et suurem sissetulek tuleb sul täna sealt kui jalgpallist? No see on võib-olla nii täpselt, ma ei tahaks neid nii jagada, aga jah, need on ütleme võrdväärsed, et umbes samas suurusjärgus ütleme umbkaudselt, et nad ei ole väga erinevad, aga eks see eesmärk, ma arvan, see võib tunduda nagu võib-olla väga ambitsioonikana, aga ma arvan, et ma olen ka jaganud võib-olla viimasel rohkem sellist sisu, kus ongi võetakse lahti rohkem näiteks ka Euroopa jalgpalliliigad, võtame siis näiteks top 5 liigad välja, et sealt allapool ongi klubid, liigad, kus ma mänginud Poola, Šotimaa, sellist kohad näiteks, kus ma enamasti mängisin, et see on täiesti reaalne eesmärk mängijatele, et see on midagi, mille suunas püüelda. Et lihtsalt see on võib-olla kaks külge, et üks on see, et kuhu sa kui palju sa raha suudad säästa, ehk siis kuidas sa nii-öelda elad, mis elustiil ja teiseks, et mis sa selle rahaga ette hakkad, aga ma arvan, et kui nende kahe kombinatsioon on hea ja sellega pikaajaliselt tegeleda, siis see on kindlasti võimalik. Muidugi väga suur eelis on, kui on seda alustada varem, ehk siis kui sa juba 20 suur vahe on, kas sa alustad 20-aastaselt või sa alustad 25-aastaselt, et selles mõttes see oli selline asi, millega ma pidin hiljem nii-öelda, kuidas täpselt öelda, nagu lisa pingutama, et sellele järgi jõuda selle nii-öelda kaotatud ajale. Ja sa oled enda jaoks siis nagu paika pannud, kui palju sa mingil hetkel siis oma jalgpalluri teenistusest investeerid. Kuidas sa seda otsustad? Sõltub see palga suurusest või millest see sõltub? No eks on selline, et kui me räägime üleüldiselt niisugune 15-aastane profikarjäär, siis niisugune väga, ütleme, laialdane reegel võiks olla, et sa investeerid sellest summast pool, mis sa teenid oma karjääri jooksul.
aga seal võib olla ka väga suured käärid, et see, mis sa teenid 20-aastane, võib olla hoopis teistsugune sellest, mis sa teenid nii-öelda oma karjääri tipus, ütleme. Aga ma arvan, et kui sellest summast umbes pool, siis see peaks olema 15-aastase karjääri jooksul täitsa saavutatav. Aga muidugi see on, nagu ma ütlen, see on väga laiad käärid seal üle, et parasti võib-olla läheb kehvemini või on mingi väga hea leping, mõni periood, kus läheb halvemini, pead võtma nii-öelda madalama lepingu vastu, et ennast uuesti üles kuskil mängida ja kõik selline muu, et eks, aga reaalselt ma arvan, et see on selline reegel, mida ma olen proovinud jälgida ja kuna ma alustasin hiljem, siis nii-öelda see algus, see Poola periood võimaldaski mul nagu sellest rohkem investeerida. Sel hetkel mul ei olnud ka pere veel loonud, ehk siis oli selline elustiil, kus ei olnud nii suuri kulutusi, Poolas üleüldiselt on odavam elada kui kas või Eestis väga, kui me räägime siis Varssavist väljaspool, et see võimaldas mul justkui järgi jõuda sellele kaotatud ajal. No, mõni aeg tagasi, umbes 2-3 aastat, kui sa sel teemal rääkisid, sa tõid välja, et sinu eesmärk on jõuda aastaks 2026 finantsvabaduseni. Ma küsin kaheosaliselt, et mida tähendab sinu jaoks finantsvabadus ja kas nüüd, kui selle tärminini jääb umbes täpselt aasta, oled sa kohal juba või jõudmas õigeks ajaks kohale? Hea küsimus. Minu jaoks finantsvabadus ongi see, et meie perele, meie kulud on kaetud selle summa selle sissetuleku pealt, mis siis tuleb investeeringutest, mille jaoks ise ei pea nii-öelda higistama. Aga eesmärk 2026 see saavutada, see on käega katsustav praegu. Käes veel ei ole? Käes veel ei ole. Et see on et see on 2,5 koos, võib-olla selle investeeringute poolel on läinud paremini, kui ma lootsin, kui ma ennustasin, ehk see on tore, aga teistmoodi ka elu just Eestis on tuleb Poola tagasi kolida. Väga palju kallimaks läinud, kui ma ennustasin. Ehk ma vaatan viimase 5 aasta nagu kokku inflatsioon Eestis on 39, peaaegu 40%, ehk siis see on päris suur hulk, kui ma ei eksi, siis mingil hetkel oli ka Euroopa kõige suurem Eesti Läti Leedu inflatsioon, ehk siis sellele peab veel natuke järgi jõudma, et see on selline, oleneb palju nüüd, kuidas järgmine aasta läheb, aga ma olen seal lähedal. Aga Poola kolides, ütleme, väljaspoole Varssavit ja Krakowit, siis see oleks teine tera. No Henrik, su jutust jääb mulje, et kõik see on hirmus lihtne ja sa oled ka soovitanud, et põhimõtteliselt igaüks võib sellega tegelema hakata, aga kas tasub tähelepanu pöörata ka sellele teisele poolele, ehk et rumalalt, et mitte öelda lollilt raha kulutada, oskab ilmselt meist igaüks. See on ilmselt maailma kõige lihtsam tegevus, ehk et millised on sinu kogemuste põhjal sellega kaasnevad ohud ja kust sa oled saanud oma teadmised, et neid ohte vältida? Kui me mõtleme jalgpalluri, ütleme siis eraldi grupina näiteks, mille kohta ise oskan kõige rohkem kaasa rääkida, siis muidugi see on kõrge teenistusega nii-öelda ükskõik riigis, kus sa mängid, jalgpallur reeglina teenib rohkem kui keskmine palk. Isegi Eestis? Eestis on, ma ei oska muidugi öelda, rääkida terve nii-öelda liiga võtmes ausalt, et siin ma ei julge seda võib-olla nii täpselt öelda, saan lihtsalt rääkida oma nii-öelda kogemusest Eestis, aga nii täpselt ma ei oska öelda. Ütleme siis nii-öelda Poola, Šotimaa sellised kohad, kus ma olen enamasti mänginud, et see nii on. Aga kui me räägime raha kulutamisest, väga lihtne muidugi, kui sa oled noore mängijana, sa saad, ütleme, 20, 21, 22, sa saad esimese suurema lepingu, ehk siis väga lihtne on seda kulutada, nagu sa ütlesid, selles mõttes, et üks nagu teatad siuksed võib-olla Sina kulutasid ka? Mitte kindlasti kulutasin, aga ma ütleks, et see ei ole selline kohustus, aga see on siuke nagu teatud ootus, et sa seda kulutad, kui sa tuled riietusruumi, võib-olla sa näed, seal on mängijad, kes on mänginud, ma ei tea, 10 aastat professionaalselt, nendel on teatud riided, teatud, ma ei tea, kellad, aksessuaarid, autod, asjad, siis sa justkui tahad sinna gruppi ka kuuluda. Ahvatlus mingit pidi. Siis sa tahad ka samamoodi välja näha, samamoodi samades kohtades käia, kõiki neid asju teha, kuigi võib-olla sinu palk sel hetkel on väiksem kui nendel teistel, aga see soov justkui kuuluda sinna väga, sinna gruppi
mida sa näed riietusruumis, et see siis võib kindlasti tekkida niisuguseid taotlusi. Sul varsti veel õigesti tekkis, vabandust, ma segan su jutule vahele, aga see on tegelikult oluline teema. Väga oluline teema, selles mõttes, et sellist, mis ma ka paljudki, kui ma räägin teiste, ütleme, eriti jalgpalluritega, no, siis mõtlen, et sellist võimalust, nagu sul on praegu, oma rahaasjad korda saada, sul enam tõenäoliselt elus ei tule. Et see, mis sa teenid vanuses 20-35 jalgpallist, väga-väga raske on näha, et sa hakkad sellist raha teenima kunagi tulevikus mingi muu ameti kaudu, sest tõenäoliselt ei ole nagu kõrgharidust mängijatel enamasti, ei ole ka mingit kogemust nii-öelda tsiviilsektoris kuskil töötades. Et see on väga suur probleem, et kui sa selle nii-öelda sellest rongist jääd maha, seda võimalust ei kasuta ära, et siis seda teist võimalust uuesti ei saa. Aga ma ütleme, et võib-olla mul ei olnud see nii suur ahvatlus just kui nagu kulutada, et see oli, kas ma tõesti vedas, et mis on, ma ütleks, kõige suurem asi, millega kõige mineku sealt on nagu seda auto ostud, et ma ei ole kunagi väga suur auto inimene olnud, et ma sõitsin esimese autoga mingi 9-10 aastat võib-olla jutti, et mul ei olnud nagu huvi ega soovi seal iga hooaeg uut autot osta, aga sellega võib-olla ma näen, et kõige rohkem minnakse alt, sest see on niisugune vara, mille väärtus kohe kahaneb ja aga see esimene väljaminek on selle peale väga suur. No investeerimine oma olemuselt on ikkagi selline vähem või rohkem ebastabiilne tegevus, sa ei suuda ju ikkagi kunagi täpselt prognoosida, mis kuskil turgudel ja siis sinu klientide nii-öelda rahakotiga parasjagu toimuma saab. Kas alguses, kui sa tegelema hakkasid, oli see sellest vaatest ka sinu jaoks mingit pidi niisugune närvesööv tegevus? Ma ei olnud närvesööv ausalt öeldes, et see on võib-olla, see on selline strateegia ka, mis on oma olemuselt selline, mis ei sõltu otseselt aktsiahindadest, vaid sellest, kuidas ettevõtetel nii-öelda endal läheb, kui palju kasumit nad toodavad ja kõik selline, et kui ütleme, ühe aasta vältes aktsiahinnad võivad tõesti sõita nagu Ameerika mägedel ringi, siis see keskendumine ettevõtetele endadele, nende dividendile, mis nad maksavad, see on selline, ütleme, madalama riskiga strateegia. Aga muidugi, kui ma ikkagi jagan selle aasta infot, ma jagan enda kõiki investeeringuid, kõike sellist, ehk siis tahtmata sellega vastutus on selline, et ma reaalselt teeks seda, millest ma räägin, ehk siis see on ka mulle olnud kasulik, et ma ei saa ju oma enda nii-öelda parameetritest ka välja minna, kui ma olen välja hõiganud, et ma sellise strateegiaga investeerin. Stressi tekitaks see, kui ma reaalselt kellegi teise raha haldaks. Seda ma ei tee. See on see koht, kus ütleme, finantsmaailmas oleks võimalik kõige suuremat raha teenida, aga ma arvan, et sellist stressi ma ei soovi, et ehk ma jagan kõik omaenda investeeringuid, ma jagan omaenda mõtteid ja sellist fundamentaalset analüüsi nende osas, aga kellelegi mingit soovitust ma andma ei hakka. Et selles mõttes sul ei ole nagu mingitki vastutust? Selles mõttes ma ei tunne vastutust, et ma jagan selle investeeringu, see on see, kuhu ma ise omaenda nii-öelda teenitud raha panen ja nendel põhjustel, et igaüks võib selle informatsiooniga teha, mis ta soovib, et see ei ole selline, et ma justkui nagu mingit finantsnõu annaks, et see oleks juba teine asi, et vahet pole, meil on nii-öelda see nii-öelda see teenus, mis me pakume, et see on justkui selline kommuunipõhine, et kui sa sinna kuulud, siis ma jagan kõiki omaenda investeeringuid, mis ma teen ja mis põhjustel ma seda teen, jagan ka igasuguseid nii-öelda tööriistu ja asju, mida ma kasutan nende investeerimisotsuste tegemiseks, aga vahet pole, kas sa mängid Premier League'is või sa mängid Premium liigas, et siis sinu jaoks see nii-öelda see raha, mis inimesed maksavad, see on sama ja see on fikseeritud. Või siis Hong Kongi liigas, kui tuua näide Henry Anierist, kes on ju ka üks sinu siis, ma ei tea, kas on õige sõna tarvitada, kliente selle puhul? Ma ei teaks, eks see on võib-olla keegi, kes kuulub sinna gruppi, ütleme jah, aga Henry on väga, väga tubli olnud selles osas, mul on väga hea meel, et tal on olnud ka väga, väga hea karjäär, tal on olnud võimalus sellega tegeleda, et võib-olla ka alustas natuke hiljem, aga tänu sellele, et tal on hästi läinud, tal on võimalus ka nii-öelda tagantjärgi see kaotatud aeg tasa teha. Ehk et Henry on, kuna see on su kodulehel nii-öelda avalikult kirjas, siis Henry on seal ka öelnud, et tänanud sind ja öelnud, et ainuüksi 2 aastaga on sinu abil ta kasvatanud oma investeerimisportfelli 6-kohaliseks. No eks see võib-olla lühikeses perioodis nii lühikese aja peale kõige suurem
eks see portfell kasvab nii lühikesel perioodil ainult selle pealt, mis sa sinna ise sisse paned, aga ma arvan, et Henril on ka väga, kuna ta on teinud seda juba päris mitu aastat nüüd, et siis tal on ka tekkinud see passiivne sissetulek dividendide näol päris korralik ja väga, väga hea meel ja ta on selles mõttes kindlasti üks mängijatest, keda tooks eeskujuks. Ja nagu ma vaatasin, et sul seal neid inimesi, kes sellesse nimetame siis nii gruppi kuuluvad, on ikka igalt poolt maailmast kõikvõimalikelt elualadelt, kuna meil on spordisaade, siis olgu lihtsalt ära mainitud, et ka näiteks Janek Õiglane, kes on Eesti parim sportlane, kuulub siis ka sellesse inimeste ringi. Jah, jällegi mõtleks Janek väga super eeskuju inimestele, et ta on sellega tegelenud juba mitu aastat ja ma hea meel, et olen saanud teda aidata, et tõesti jah, meil on väga võib-olla spordialalt ongi palju jalgpallureid, kui ma ei tea, Eesti koondis jookseb väljakule, siis peaaegu ütleme pooled äkki võiksid olla inimesed, keda ma olen vähemal või suurel määral saanud aidata või kui võtta lahti see koondise laiem nimekiri. Ka palju kergejõustiklasi, olümpialasi ja tõesti sealt valdkonnast, aga on ka inimesed lihtsalt, kes on väga ja üldse spordiga seotud, kes ongi, ma ei tea, palju IT-sektori inimesi ja nii edasi, kellele ka see strateegia neid kõnetab ja selle alast abi soovijad on ka nüüd ka, aga jah, see on selline võib-olla asi, kus kõige paremini liigubki keegi nii-öelda soovitab, ma ei tea, võib-olla on kuskil riietsurumis keegi inimesed, ütleme mängijad näiteks räägivad investeeringutest või ma ei tea, sõprade ringis ja keegi, kes võib-olla on juba nii-öelda selles kommuunis, ütleb, et tead, ma olen sellise asja liige, sa on meid aidanud, et selle kaudu, see on just kui levinud kõige rohkem, et mul on ka mängijad näiteks, kes mängivad väga täitsa tulnud nagu tühjast kohast kuidagi, et kes mängivad näiteks Premier League'is, et nad on oma sõbra kaudu Inglismaa Premier League'is selle kuidagi tee sinna, et keegi, kes ei ole jalgpallur, on juba olnud meie liige, siis on talle soovitanud, et kuule, sa oled ka jalgpallur, et miks sa ei tee midagi, et näed, ma teen sellist asja, et on nagu päris ägedaid jah, et kui ütleme, meil on räägime top liigas, siis meil Premier League'is üks mängija, sellest aastast ka Prantsusmaa kõrgeliigas, nüüd tõusis Pariisiga, selle teise Pariisi meeskonnaga. Paris FC. Ja siis ka Saksamaa midagi. Nagu oma väike agentuur, kui jalgpallikeeles rääkida. Aga selles mõttes mõtlengi, et see on minu jaoks see nii-öelda ettevõttele see ei ole vahet, kas keegi mängib Premier League'is või ta mängib Premier League'is või ta on üldse nagu nii-öelda tsiviilelanik, siis kõik see on nagu kõigil on see võimalus seda kasutada ja mul lihtsalt hea meel inimesi aidata, et see kasvaski paljuski välja sellest, et ma tahtsin pakkuda sellist tuge ja selliseid materjali võib-olla, mis ma ise oleks soovinud, et mul oleks kohe algusest peale olnud olemas. Me räägime justkui ainult edulugudest. Ütle ausalt, kas on ka selliseid sinu, kas konkreetselt selles grupis või sinu tutvusringkonnas, sest raha ei kasva ju igal pool ja kõik jälle lõpmatult. On ka selliseid näiteid, kes on tulnud su juurde ja öelnud, et kuule, et mis iganes, et kuule, sorry, see ei sobi mulle või ka siis lihtsalt konkreetselt, et nende soovituste järgi mu raha ei kasva või et tegelikult ju seda ohu poolt on oluline ka teadvustada. Absoluutselt ja sellest ma ise ka rõhun, et kuna ma ise, minu enda nahk on selles kõige rohkem mängus, et ma ei räägi mitte millestki muust kui ainult nendest nii-öelda ütleme siis aktsiadest, kuhu ma ise oma raha panen, kuhu ma ise ma ei saa öelda, et raskelt teenitud, sest raske on öelda jalgpalli kohta nagu raske töö. Aga ütleme oma meeldiva tööga teenitud raha, aga ikkagi ütleme, see on väga tähtis otsus, ütleme nii, et väga suure kaaluga otsused, milliseid otsuseid ma ise teen. Ja need on mul endal läbi mõeldud ka, et seal ei oleks midagi nii-öelda väga suure riskiga asja, et ma ei tahagi oma enda rahaasjadega riskida, et mul on 15 aastat olnud, ütleme, päris hea teenistus ja et see võimaldab mul ka tulevaseks eluks luua väga tugeva vundamendi, et ma ei ole ise tahtnud sellega riske võtta ja sükust asja ei ole õnneks veel ette tulnud. Muidugi inimesi, kes võib-olla teevad selle nii-öelda liikmelisuse mingiks lühikeseks perioodiks, et saada sealt kõik informatsioon kätte ja siis võib-olla teevad varsti jälle uuesti, et saada informatsioon kätte, et justkui nagu oma raha säästa, aga sellest ma ei pääse. Ma arvan, et võib-olla kõige suurem tunnustus mul ongi see, et ma olen sellega tegelenud juba 4,5 aastat, et meil on väga palju inimesi, kes on olnud väga pikalt selle programmi nii-öelda liikmed.
aga muidugi riskidest ei saa üle ega ümber, et ega sellist nii-öelda tasuta lõunat kuskil ei ole, et kui ma millegi räägin omaenda investeeringutest, siis ma olen ka proovinud, võib-olla see riskide osa, riskide sektsioon on tavaliselt üks pikemaid, kui ma räägin, mis kõik võib minna valesti, aga neid tuleb teadvustada. Kas need, kellele see ei sobi, kas see pigem tuleneb siis sellest, et kui sul ei ole piisavalt siis nii-öelda kapitali, millega alustada või tuleneb see äkki mingitest hoopiski, ma ei tea, isikuomadustest, kui sa ei ole piisavalt stressitaluv või kellele sa seda ei soovitaks? Eks ma arvan, et see nüüd, kui kindlasti selleks ikkagi, et ütleme niisugune periood, kui saad mingi vähem kui 20-aastase perioodiga investeerimisega midagi suurt saavutada, siis jah, see summa, mis sa sinna sisse pead ise panema, on ka väga, väga suur, et see liitintress hakkabki sul tööle aastat 10-15 pluss tavaliselt, et kui see on nagu väikest summadega toimetada, siis ma pigem ei soovitaks, kuna see on ikkagi ka tasuline programm. Aga ma olen teistpidi, kui me räägime riskitalusest, et mitte ühegi riski võtmine oma raha asjadega, et selles on ka väga suur risk, ehk siis sellega järelikult, kui seda kuhugi ei leia mingit võimalust, kus sinu raha sinu eest töötab, siis pead ise töötama. No sina, kes sa oled professionaalne jalgpallur, tegelikult, olgem ausad, tegelikult ikkagi professionaalne investeerija. Et või ei ole sa ise kategooriliselt nõus, et niimoodi sind ihas mõttes ka ei saanda teenriks nimetada? Ei, seda mitte, ma arvan, et ma teen, minu jalgpalli on raske, nagu ma ütlesin ka mõnes mõttes nimetada tööks, sest see on nii meeldiv tegemus ja eriti võib-olla, kui oled karjääri lõpule lähemal kui karjääri algusele, siis võib-olla hindad seda veel rohkem. Aga ma arvan, et see, mis ma teen investeerimisalas, on ka, ma arvan, väga hea tasemel. Et kas siis võib öelda nii, et kui sa alguses nimetasid ennast professionaalseks jalgpalluriks, kes tegeleb finantsblogindusega, siis nüüd oled sa professionaalne finantsblogija, kes mängib hobi korras jalgpalli? Ei, kindlasti mitte. Ma olen praegu ikkagi see minu selline emotsionaalne ressurss ikkagi läheb väga palju jalgpallile, sest see on selline asi, kus on seal vedekul oled, et saad oma meeskonna eest välja, sest midagi koos saavutada selle järgmise 90 minuti jooksul, see on väga äge tunne ja seda ma arvan, ükskõik mis muud ma teen elus professionaalses võtmes, et seda tunnet on väga raske saada kuskilt mujalt. No, ükspuha kumb see su jaoks vähem või rohkem tähtsam on või võrdsed. Kas on olnud mingid hetki perioode, kus näiteks mingi ebaõnnestunud investeering mõjutab su jalgpalli või vastupidi? Ei ole, ma arvan, et nad on väga hästi, selles ongi hoiad ennast tasakaalus, et kui ma lähen trenni, siis ma tean, et mul on see aeg, kus ma olen trennis, kus ma olen klubiga koos, et mul läheb kogu tähelepanu, kogu jõud, kogu ressurss läheb sellele, et kuidas ma saaks olla võimalikult hea meeskonnakaaslane, et aidata meeskonda ja koos midagi ägedat saavutada. Jah, ja kui on kodus, siis see aitab võib-olla lülitada välja nendest jalgpalli asjadest, kui tegeleda millegi hoopis teise asjaga. Et kui ma räägin võib-olla sellest perioodist, kui ma ei tegelenud üldse investeerimisega veel, ei olnudki, et mängid kuskil välismaal, oled üksi, et kui siis näiteks tuli ette mõni kehvem periood meeskonnal endal ka, et siis kui ei ole midagi kõrval, millega aktiivselt tegeleda, siis on pigem see raske, et tuled trennist koju või mängud koju, mõtled, et see oli kehva mäng, järgmisel mänguni ajaga nädal aega ja oled kodus ja nagu praed selles, et nüüd peab järgmine kindlasti hästi mängima ja kuidas välja tulla, et kõik selline, et ma arvan, pigem see on väga positiivne, et on kõrval midagi, mis aitab lülitada jalgpallist välja, et siis oled justkui selle poole pealt puhanud ja järgmine kord jälle täiega väljakul ringi panna. Ja kui ka siis tulevad hetked, mis ma usun, et on sul tulnud, kus kummalgi rindel on parasjagu mingi keerulisem aeg, ei lähe ju kogu aeg igal pool hästi, et siis lihtsalt sa oled arvestanud sellega ja pead sellega nii-öelda vaimselt hakkama saama. Ma arvan jalgpall ka kindlasti, et see on selline, kus võimatu on, et kogu aeg saadaksin edu, võimatu, et kogu aeg läheks kõik plaani pidi. Et võib-olla investeerima on siuke asi, et kui sa oma asju saad piisavalt palju hajutada, et sind nii-öelda suuremast eesmärgist ei löö sellised väiksemad tagasilöögid kuigi palju kõrvale. Kas sa oled pidanud nagu jalgpallurina, sa küll rääkisid, et tegelikult see
on pigem selline nagu värskendav ja just su päevades meeldivat vaheldust toov tegevus, aga pidanud tegema endale nagu mingilgi moel mingid, ma ei tea, hinnaalandusi võib-olla ei ole õige sõna, aga millestki loobuma või sa oled, oleks tõenäoliselt teinud täpselt samu asju siis, kui sul seda finantsblogimist või midagi kõrvalt ei oleks? Ja ma selle üle ma olen kindlasti rahul või õnnelik, et jalgpall ei ole minu silmis grammigi kannatanud selle pärast, mida ma teen jalgpalli kõrvalt. Et see oli minu jaoks tähtis ka ja kui ma oleks tundnud mingil hetkel või tunnen mingil hetkel, et see nii oleks, et ma ei suuda enam oma jalgpalli asju nii teha, nagu ma sooviks mingit kõrvalist asjade pärast, siis siis nii ei saaks jätkata kindlasti, et jah, ma arvan, et see on millegi asi, mille üle ma olen rahul ja ma olen õnnelik, et ma tunnen, et see ei ole minu jalgpallikarjäärile grammigi kehvasti mõjunud, nagu ma ütlesin ka, et pigem vastupidi, et see mõjub mulle hästi ja värskendavalt, et ma saan jalgpalliastest välja lülitada, kui ma lähen koju ja siis ma saan jälle järgmine päev olla trennis värske ja entusiastlik. Et sa pole praegu isegi jõudnud kordagi sellise hetkeni, kus su pähe on jõudnud mõte, et võib-olla ma peaksin ühest loobuma, emast kummast? Ei, kindlasti mitte. Ma olen väga õnnelik selles kohas, kus ma olen, et ma tunnen, et need kaks justkui nagu täiustavad üksteist ja olen selles mõttes väga heas kohas. Sellist mõtet pole kindlasti tekkinud. Sa oled 34. Kaua sa veel jalgpalli mängid ja kas seda otsust mõjutab ka mingilgi moel siis sinu finantsedukus investeerimisvallas? Hea küsimus. No praegu mul on leping veel selleks hooajaks, järgmiseks hooajaks, aga ma tunnen, et ma olen endiselt väga entusiastlik jalgpalli osas, mul läheb väga korda jalgpalli, mul läheb väga korda see, kuidas meie meeskonnal läheb ja kindlasti on suur motivatsioon Paidega midagi väga ägedat teha, et ma olen kindel, et üks hetk Paide kindlasti tuleb Eesti meistriks ja ma tahaks väga olla selle meeskonna osa, kes seda esimest korda Paide särgis saavutab. Aga rahastel kindlasti ma ei taha lasta mõjutada seda otsust, et kui kaua mängida, et ma arvan, pigem see on minu jaoks küsimus selles, et kui kirglik, kui entusiastlik ma olen jalgpalli osas ja teine osaga kindlasti see, et kuidas mu keha vastu peab, et kui ma tunnen mingi hetk, et jah, ma suudan praegu mängida, aga sellepärast ma pean nagu oma tuleviku tervisega natuke riskima, et siis see on pigem see mõttekoht, et need kahe asjad, kui väga mul läheb jalgpall veel korda, mis praegu võtaks, et vägagi, ja teistpidi, et kuidas tervis vastu peab ja praegu ma tahaks loota, et minu esitused näitavad, et kannatab veel mängida küll. No me jõudsimegi nüüd juttudega juba otsaga jalgpalli juurde, räägime jalgpallist ka ikkagi, kui Henrik juba siin on. Ja sa mainisid ka siis seda, et sul on suur soov ja lootus ka Paidega Eesti meistriks tulla. No see eesmärk või ambitsioon, kuidas iganes seda nimetada, oli juba ju siis, kui sa 1,5 aasta eest Paidega 3-aastase lepingu sõlmisid. No ma julgen väita, et siiamaani see tiitel teile liiga lähedale veel ei ole tulnud. Jah, et eelmine hooaeg jäi see meile kaugeks ja see hooaeg ka on olnud selline väga üles-alla, ma ütleks. Selles mõttes, et ma arvan, et paljustki mänge meil on olnud just palju selliseid mänge, kus me tugeva vastu võidame, siis järgmine mäng on võib-olla paberi peal nõrgem vastu on olnud meile suurem väljakutse. Et see on nüüd meile kindlasti koht, kus me peame väga palju juurde panema meeskonnana, aga vaadates, kuidas Paide jalgpalli ja Paide meeskonda hetkel investeeritakse, kui palju pingutusi tehakse selle nimel, et oleks kõik tingimused olemas, ma ütleks, et nüüd, kui juba mitte praegu, siis varsti on Eesti parimad tingimused Paides, aga ma olen selles mõttes kindel, et üks hetk see tiitel Paidesse tuleb, kui samamoodi jätkatakse, aga ma tahaks, minu soov on, et see tuleks kiiremini, kui praegune seis võib-olla näitab. Et jooksed nagu ajaga võidu, et tahaksid ise sellest osa saada, aga ei tea, kas nagu jaksad ära oodata? No, ma arvan, et jaksab ära oodata, et ma ikkagi selles väga usun sellesse, mida Paides tehakse Veiko juhtimisel ja ma usun sellesse, et me meeskonna suudame ka juba see hooaeg võib-olla saada
nendest katsumustest üle, mis meil on olnud, et just kui sellised mängud, mis paberi peal tunduvad lihtsad võidud, et need on just olnud meile liiga suured väljakutsed, et seda peame parandama. Kas meeskond väsis Ivan Stoikovitsist? Ma ei usu, et väsis. Ja mõttes, et esiteks ma olen mul endal Ivani kohta ainult head öelda, et ma arvan, et ta oli väga oli selline treener, kes tuli mängijate eest, seisis mängijatele, tuli vastu mis iganes asjadega, muredega, aitas neid lahendada, et mul isiklikus plaanis jään kindlasti väga hästi mäletama Ivani. Aga paraku jah, et see on selline tulemused on jalgpallis kõige tähtsamad ja kui tulemust ei tule, siis kõige lihtsam on vahetada treenerit, sa ei saa vahetada välja tervet meeskonda hooaja keskel, et vahetada treenerit ja see selles mõttes, et nüüd me oleme saanud paar nädalat uue treeneriga töötada ja on kindlasti näha, et meeskond on sellele reageerinud. Meil on just 2 head tulemust Kalju Flora vastu, sinna vahel üks kehvem tulemus, mis on olnud selle hooaja muster natukene, aga ma arvan, et me liigume praegu uue treeneri all ka heas suunas tegelikult, et ma näen selliseid märke, et meeskond on sellele tegelikult hästi reageerinud. No, mida erinevat on Vova Vassiljev toonud, kui jätta nüüd kõrvale puhtalt see värskusefekt? No aga ma arvan, et seda värskusefekti ei saa ka alahinnata, et see... No see läheb ühel mööda lihtsalt. See mööda, aga ma arvan, et see on rohkem, kui ma ütlen, et lühike aeg, selles mõttes mille hinnata, aga mõlemad head treenerid, väga head treenerid, aga kui Vani oli võib-olla rohkem struktureeritud kõik, väga, kus suunas võib-olla tundub, kui ma vaatan ka jalgpalli üldiselt, tunduvad rohkem siin suunas liigub, et kõik on rohkem struktureeritud ja nädala ülesehitus ongi suunatud konkreetsele selle vastasele ja on väga taktika pealt üles ehitatud, väga struktureeritud, et siis ma nüüd uue treeneri Vladimiga tundub, et tema tugevus on selles, et ta kasutab iga mängija individuaalset tugevust ära suures võtmes, et kuidas me saaks selle mängija, selle hea omaduse tuua väljakul kõige paremini välja, et just kui tahab kasutada kõikide paremat külgi, mitte just nii, et on suur struktuur, kuhu sisse mängijad paigutada, et pigem ongi, et meil on sellised mängijad, kuidas me saame nendelt siis kõigist parima välja. No kui sina ja Ken Kallaste 1,5 aasta eest Florast lahkusid, siis vähemalt välja jäi mulje, et see ei olnud kõige valutum protsess. Kas saanuks ilusamini? Ei, no minu jaoks oli selles mõttes normaalne olukord, mida on ka varem juhtunud minu karjääris, et kui leping lõpeb, et siis on see on see koht, kus siis klubi ja mängija istuvad maha ja otsustavad, et mis edasi ja kuidas edasi. Et me lihtsalt ei jõudnud selles mõttes kokkuleppele. Et kõigepealt ma ei rääkinud teiste klubidega, ma ei polnud nii, et ma just kui panen mingid variandid ritta ja räägin kõigiga ja siis vaatan, mis kõige parem on, et ma kõigepealt andsin kindlasti võimaluse Florale, istume maha, et kas me jätkame koos, oli väga äge periood Floras, ma kindlasti jään väga hästi meenutama neid seda perioodi, et palju edu oli koos, kõik see alagrupi turniiril mängimine, 2 meistritiitlit, väga äge aeg, väga head inimesed meeskonnas klubis, ainult positiivset nende kohta öelda, aga lihtsalt ei jõudnud. Tundus, et me ei jõua ikkagi kokkuleppele tuleviku osas, millest ma saan ühtepidi ka klubist aru, kuna natuke peab ka vaatama mängija passi ja Kenil oli seal veel suurem number vastas, et me lihtsalt ma tahaks öelda, et minul ja Kenil mõlemal oli suur panus sellesse, et need 3 aastat seal oli Floral väga ägedad, võib-olla ajalooliselt isegi edukad, aga et siis ikkagi ei jõudnud kokkuleppele ja siis tekkis ka see Paide variant, mis oli väga äge just see projekt järgmise 3 aasta jooksul, võimalus ka oma vennaga koos mängida, mis oli ikkagi minu jaoks ka suur asi. Mitte tema vastu. Jah, et raske mängile vastu mängida, et pigem tahaks temaga koos mängida. Et ja siis see lahendus hästi. Kas Flora fännid, kes alati ei ole tingimata väga rahul sellega, kui nende mängija eriti mõnda teise Eesti klubisse lahkub, on sind ka selle 1,5 aasta jooksul mingi hea või halvema sõnaga meeles pidanud? Midagi negatiivset ei ole küll olnud, et kui ma kuskil keegi on tahtnud, ma ei tea, koos pilti teha või midagi peale mängu rääkida, et siis pigem on see olnud heas võtmes, et selles mõttes läks
läks hästi, et ma tahaks, kuna ma ise meenutan seda perioodi väga heas võtmes, siis ma loodan, et ka fännidele jääb meelde see positiivne. Et Flora nüüd see aasta on ju aga jällegi ennast väga heast küljest näidanud uue treeneriga ja noore meeskonnaga, et seda on ka tore näha. No, arvestades, et su välismaal mängimise kogemus on väga pikk, nagu siin alguses rääkisime, siis mida sa tooksid välja, no kanname siis selle üle sellesse investeerimise keelde siis, et kui oleks sinu investeerida siis nii-öelda võimaluste piires, mida sa Eesti jalgpalli, olgu ta siis kas jalgpalliliidu poolt või klubide poolt, mida sa investeeriksid? Või kuhu sa investeeriksid? Väga raske öelda, mõtleks jah, vahel tundub, et on niisugune arvamus justkui, et välismaal on kõik, kui sa oled Eestist välja, et kõik välismaal on jube hästi korras ja jube kõik on professionaalne, võib-olla kui sa mängid kuskil täiesti tipp tasemel, kui sa lähed mängid Premier League'is, mängid La Ligas, kus iganes, et siis seal sa pole mängid, seda sa ei tea. Et võib-olla seal on tõesti nii, et vähemalt mängijate, kui sa suhtud mängijatega, et seal ongi, et ühe mängiga võib-olla sul on sama palju füsioid kui mängijad, sul on sama palju inimesi, kes hoolid sinust, et ütleme sellisel sealt tase allapoole, see on ikkagi, kui võetakse mängi mõelt, oodatakse sinult, et sa aitaksid kaasa meeskonna edusse kohe nüüd ja praegu ja kõik on ikkagi selles võtmes, mis sa suudad kohe meeskonnale pakkuda, et sellist väga raske on tekitada praegu Eestis võib-olla tekitada sellist fännikultuuri, nagu sul on Poolas, sest see on generatsioonide vältel tekkinud selline ütleme ühtekuuluvus mingi teatud klubiga ja traditsioon, et sa elad selle klubile kaasa. Aga et mul on raske istuda siin ja öelda, et kui nagu raha suunata ühte või teise kohta, et siis see toob koheselt mingi tulemus, aga näeks tõenäoliselt, kui mida rohkem on, mõtleks jah, kui alt üles, et mida rohkem on noorte treeneritel võimalus aega pühendada oma tähelepanu väiksemale hulgale mängijatele, ma arvan seda parem, et eks ju jah, et tekitada huvi inimestes, et olla noorte treeneri ja väga hästi teha oma tööd, et siis jah, võib-olla on see noorte treenerite asi jah, võib-olla, et leida paremaid inimesi, siis paremini tasustada ja koolitada ja kõike sellist. Aga ühesõnaga, et kas sinu siis selles väliskarjääris jätkamaks seda, et välismaal võib-olla alati tingimata see rohi ei ole rohelisem, et sa mängisid muidugi väga paljudes klubides ja kohtades ja liigades, et tõenäoliselt sellist ühest ilmselt elu Varssavi Leegias ja mis näitama siia nüüd kõrvale toon, Horvaatia esiliigas on või seal kas või Rovaniemis on tiba erinevad, et kui suured need käärid nagu reaalselt on? Jah, eks muidugi mängijana need tunduvad suured, sest see igapäeva tingimused on palju teistsugusemad, aga kokkuvõttes sinul mängijana vahet ei ole, kas sa mängid Leegias või sa mängid Rovaniemis või selles mõttes, et kui sind ikkagi võetakse välismaalt kuhugi mängima, siis sinult oodatakse panust kohe nüüd ja praegu, et ehk ei ole nii, et võtsime siia mängijat, nüüd me hakkame sinuga tegelema ja hoiame su kätt siin ja et küll äkki kunagi hakkab sult midagi head tulema. Planeerime su karjääri ja arendame. Et sinu jah, et ei tule, aga ära muretse, et me sinuga tegeleme ja toimetame ja sind arendame. Et sellist asja ei ole kummaski, et ikkagi võib-olla sul on rohkem personali, kellele toetuda, et olla paremas konditsioonis mängijana, aga kokkuvõttes ikkagi samamoodi sinult oodatakse kohe nüüd ja praegu suurt panust meeskonna edusse ja kui seda ei tule, siis nägemist. No siin Eestis sul nägemist ei ole, aga sa kindlasti oskad jällegi tulenevalt oma kogemustest öelda, anna nüüd siis ühene vastus sellele, mille üle siin Eestis palju arutatakse, et kas see liiga liigub meil siis taseme mõttes langus- või tõusutrendis? Ma raske öelda, et kuna mul on väga lühike periood ikkagi suures plaanis, kui ma siin mängin, nüüd läheb 5 hooaeg. No seda on päris palju. No kui ma ei oska öelda, selles mõttes, kui sa tahad midagi saavutada, siis ütleme pikamaajal, siis 5 aastat minu arvates ei ole väga pikk aeg. Kui ma ütleks mängijana, siis kui me räägime sellest toast konkreetselt, siis on ma arvan väga palju ühtlasem liiga, aga raske on öelda, kas on selle pealt ühtlasem, et suuremad meeskonnad mängivad halvemini või nii-öelda paberi peal väiksemad meeskonnad mängivad paremini. Et ma arvan, kindlasti inimestel on huvitavam seda vaadata, kui liiga on selline nagu see aasta, aga ma ei oska öelda, et kas see tähendab, et see keskmine tase on tulnud üles või on see lihtsalt sellepärast, et suuremad meeskonnad mängivad kehvemini.
Eks paljuski jah, ikkagi see võimalus, kus saab näha, mis on meie kohaliku liiga tase versus muud liigad on ikkagi need euromängud ja seda on, aga seda ka teistpidi raske võrrelda, et see on väga väike valim mänge ka. Mänge ja väga palju oleneb ikkagi sellest loosist, et kui ma räägin ka kogemusest siin näiteks Floraga, et väga suur vahe, kas sul esimeses ringis tuleb vastu Poola meister või see tuleb vastu Malta meister, aga mõlemad võivad sul tulla ja kui sa selle esimese ringi siis võidad, siis sul on päris mitu võimalust veel pääseda alagrupi turniiril, et see paljugi sellest ikkagi oleneb. Aga sul ei ole nagu ühte sellist, nüüd kui sa oled olnud ikkagi arvestatavat aega kahes Eesti tippklubis Floras ja Paides, mingit ühte, ma ei tea, mingit lõiku igapäevases treeningtegevuses või sellele kaasnevas, mis jällegi välismaaga võrreldes, mis oleks tehtav, aga mis on jäänud kuidagi, et me võiksime siin nagu juurde panna. Austus ei näest, ma arvan, need kaks meeskond ikkagi toimetavad väga professionaalselt, kui mõtlen, et kogu treeningprotsessi osas, sellesse tahaks investeeringuid, et oleks treeninguid võimalik jälgida, koormusi võimalik jälgida ja kõik on üles ehitatud väga, väga kõrgel tasemel, et ma ei ütleks, et on kuskil mingi väga, väga madalal rippuv õun, et midagi, miks me seda ei võta, et miks me seda ei tee, et seda kindlasti mitte, et muidugi siukseid päris mingid luksusasju mängijatele ei saa lubada, aga kas see ka nii suurt rolli mängib, et kui sa võtad kuskilt mingid väga väikseid asju, muidugi kui sa oled, suudad mingisuguseid taastumisasju, selliseid rohkem inimestele pakkuda ja rohkem individuaalset lähenemist, siis see mingil määral aitab, aga ma ütleks, et suures plaanis tehakse juba nendes Floras Paides väga ikkagi suures osas need asjad ära, mida teevad ütleme siis parimad klubid, kus ma mängin. Eelmisel suvel sa teatasid, et koondisega on kõik ja põhjendasid siis seda sellega, et sul lihtsalt jääks nende koondise pauside ajal oma siis sellest passist, millele sa viitasid, mida sul on vähem kui Ken Kallastel, aga üht-teist muresid on olnud, et on siis see praegune aasta, sa oled ennast ka selle tõttu tervise ja füüsilise valmisoleku mõttes paremini tundnud? Jah, ei taha ära sõnuda, aga see mõttes on hästi mõjunud, et ma ei ole ka pidanud liigas mingeid mänge vahele jätma, aga Euroopas enam peaaegu kõik mängud sain kaasa mängitud. Eks jah, see võib-olla kõrvalt vaadates inimesele ei tundu see palju, et ma ei tea, koondis mängib 10 mängu aastas äkki. On viisak, ütleme 10 mängu aastas, et see ei pruugi tunduda palju, aga eks kuna me mängime just Eestis seda süsteemi, kus me mängimegi kevadest sügiseni, siis see hooaja lõpp on väga kurnav, et justki see periood tuleb nendest euromängude perioodist välja, on niigi hooaja lõpufaas, siis sul on septembris, oktoobris, novembris kogu aeg koondise paus, koondise mängud, ehk siis mängid ikkagi ekstra mänge, sul on ekstra trennid, et just seal ma tundsin, et väga-väga suur vahe selles, kui see hooaja lõpuperiood, mis ongi kehale kõige kurnava, keha on juba hooajast väsinud, et kui siis saada vahepeal need puhkebaasid vahele, kus nii-öelda väiksemate tervisemuredega ja suuremate tervisemuredega tegeleda, et nendel mitte lasta paisuda liiga suureks, et see palju aitas. Ehk siis jah, ma arvan, et muidugi kahju, et ei olnud võimalik enam esindada koondist, sest see oli ka väga kogemus, aga ma arvan, et see oli minu jaoks sel hetkel ainuõige otsus. Kas nüüdne koondise peatreener Jürgen Enn, kes ju sel ajal, kui sa Floras olid ja kui teil hästi läks, on su otsust austanud või ikka vahel käinud jutule? Me rääkisime nagu selle otsuse ümber sellel perioodil, ma rääkisin Jürgiga päris palju, mul oligi kuna ta tundis ka mind mängina väga hästi, ta teadis, mis tervisemuredega ma pidin nii-öelda võitlema ka Floras olla, siis talle see mõnes mõttes ei tulnud ka väga suure üllatusena, lihtsalt jah, tal oli sel hetkel kahju, see oli just peale Paide euromänge, ta nagu talle need mängud jäid nii-öelda positiivses võtmes silma, ka minu esitus, et oleks mind kaasanud siin nendes mängudes või nägi minus rolli nendes nii-öelda septembri mängudes, aga jah, ma arvan, et sellele aitas kaasa see, et ta teadis, et kui raske mul periooditi oli, eriti see Flora periood ka mõtleks, et see, kas oli see esimese aasta, siis nii-öelda teine pool, kui mängisime ka euromänge, et vahel oligi, et võib-olla ma tegin nädalas ainult 2 trenni mängisin, et ma ei saanud kõikidest treenidest kaasa. Aga vahel, kui ma täna siis ikka teeb nalja, et ma tulin sind vaatama täna. Aga on ainult nali? No, ma arvan pigem küll, sest mina ei tule enam.
ja viimane küsimus, Henrik, et mis sa arvad või äkki tead juba, et kas see leping Paidega, mis sul nüüd kestab veel 1,5 aastat, on su viimane profileping või mitte? Väga raske öelda. Ma loodan, et mitte. Olgu, nende sõnadega jääme siis ootama, kuidas läheb Paidel ja kuidas läheb sinul edu sul investeeringutes ja jalgpallis. Aitäh! Siljevi tsenderdus. Ja Piiraja pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja.